Kiire. Iraan andis järele, Hormuzi väin avati ja Donald Trump väljus sellest episoodist tohutu võiduga. Sel reedel, 17. aprillil 2026 teatas Teheran, et Hormuzi väin on täielikult avatud kaubalaevade läbipääsuks. See oleks juba iseenesest tohutu uudis. Kuid see detail, mis muudab selle sammu Ameerika Ühendriikide jaoks poliitiliseks triumfiks, on hoopis midagi muud. Trumpi valitsus kinnitas samal päeval, et mereblokaad Iraani vastu jätkub täie jõuga, kuni lõplik kokkulepe saavutatakse. Teisisõnu, Iraan avas tee, kuid Ameerika Ühendriigid ei loobunud survest. Siin juhtus järgnev. Pärast päevi kestnud pinget, energiaga seotud ähvardusi ja reaalset ohtu kaubandusele taandus Iraani režiim kriisi kõige tundlikumal hetkel. Teate tegi avalikuks Iraani välisminister Abbas Arakit. Poliitilise tulemuse noppis Trump. Ja miks? Sest Iraan mõistis, et Hormuzi väina ähvarduse all hoidmine pöördus tema enda vastu, suurendades tema isoleeritust ja tugevdades Ameerika Ühendriikide positsiooni läbirääkimistel. Poliitiliselt on see Teherani jaoks kõige raskem osa. Režiim püüdis end kujutada suurvõimuna, peatada ülemaailmset kaubandust ja murda vastaseid pelga hääle tõstmisega. Tulemus, vähemalt täna, oli vastupidine. Iraan oli sunnitud andma märku normaalsuse taastumisest just pärast seda, kui ta nägi Ameerika blokaadi, piirkondliku surve ja turureaktsiooni mõju. Trump seevastu lahkus kuvandiga mehest, kes surus, kuid ei andnud järele. See on Ühendriikide ülekaalukas võit. Washington sundis selle eest hinda maksma, Iraan neelas löögi alla ja maailm nägi, kumb pool pidi esimesena järele andma ja turg reageeris jõhkralt. Brenti naftabareeli hind langes $10,59 võrra, $88,80. VVTi nafta hind langes $10,80 võrra, $83,89, saavutades madalaima taseme alates 11. märtsist. Samal ajal tõusid globaalsed börsid, riigi võlakirjade hinnad kasvasid ja turg hakkas hindama vähem vahetut energiašoki riski. Ka gaasiturul oli reaktsioon tugev. Euroopa võrdluslepingu hind langes 8,5%. Sõnum oli otsene. Kui Hormuzi väin on avatud, kadus osa paanikast hinnast. Trump võib seda sammu esitleda kui taktikalist võitu. Mitte sellepärast, et kriis oleks läbi saanud, vaid sellepärast, et Iraan teatas marsruudi avamisest samal ajal, kui Ameerika Ühendriigid jätkavad mereväe survet. Trump ise kinnitas, et Hormuzi väin on avatud ja kasutusvalmis, kuid rõhutas, et blokaad Iraani vastu jätkub täie jõuga kuni läbirääkimiste täieliku lõpule viimiseni. Tegelikult on Washingtonis arusaam selge. Teheran leevendas ülemaailmse kaubanduse kõige plahvatusohtlikumat punkti, kuid ei suutnud Ameerika survevahendit laualt eemaldada. Samal ajal rõhutab ka Reuters ise, et avatud marsruut on mõeldud kaubalaevadele, koordineeritud koridor ning Ameerika Ühendriikide blokaadi Iraani vastu ei ole peatatud. Ehk siis leevendus oli, kuid täielikku normaliseerumist ei toimunud. Ühel poolel toimus operatiivne taandumine, teisel poolel jõu säilitamine. Majanduslik mõju võib olla tõsine. Turg tõlgendas seda uudist kui märki väiksemast ohust energiatarnele ja kiirustas naftabarreli hinda langetama. Niisiis, selle loo tegelik kokkuvõte on lihtne. Iraan avas Hormuzi. Toimus blokaad, nafta hind kukkus, gaas kaotas jõudu ja Iraani režiim jäi nõrgemaks kui enne. See, mis oli ähvardus, muutus taganemiseks ja see, mis oli väljapressimise vahend, muutus vabaks läbipääsuks. Ja see, mida Trump võitis, oli midagi haruldast rahvusvahelises kriisis. Selge tugevuse kuvand, kohese majandusliku tulemusega ja vastane astus kogu maailma ees sammu tagasi. Täna on olukord selline. Teheran andis järele. Washington võitis selle vooru. Ja avatud Hormuzi väin muutus Iraani režiimi jaoks alandava kaotuse sümboliks.